No hambaarsti juures käimine on üldse kummaline, sellepärast, et ma olen kogu aeg mõelnud, et uuriv ajakirjandus tegeleb Eestis väga paljude probleemide, uuritakse näiteks, kuidas kujuneb toasooja hind ja kuidas kujuneb naftabarrel hind. Aga mitte keegi kurat ei ole uurinud, kuidas kujuneb näiteks hambaarstil käimise hind, sest see, mis hind sealt tuleb alati pärast, kui sa oled toolis istunud, on täiesti ettearvamatu. Sa võid istud seal täpselt sama aja, sinuga tehakse just nagu samu asju, aga hind võib tulla 200 krooni, võib tulla 1200 krooni. Mitte iielgi sa ei tea. No sulle tundub, et tehakse samu asju, aga tegelikult siis kui 1200, siis ta ravis su hammast, aga kui on 200, siis ta puuris iget lihtsalt. Tegi sulle süsti, et sa ei tunneks midagi, siis lihtsalt suristas. Ma olen mõelnud, et üldiselt ega arstide, vaata näiteks, oli ka arstide asju julget uurida täitsa põhjusega, näiteks teame ka seda, et seltsimees Stalin suri kohe, kui ta hakkas arstide süütegusid uurida. Jaa, et seda ei tohtinud teha. Et selles mõttes, eks me praegu mängime ka mingis mõttes tulega, et kui me hakkame nagu servast küsimusi esitama, et tõesti arstide asjadest me teame väga vähe ja eriti vähe me teame hambaarstide asjadest, et tõesti, ma olen mõelnud, et selle, et miks tõesti seda asja ei uurita, ma arvan, et põhjus on ikkagi sellest, et ajakirjanikud kardavad. Ei no vaata, arstide asju ongi raske teada, eriti hambaarstide oma, sest et sa ei näe ju, mis ta sul suus teeb. Et sa, suu on lahti ja mis seal toimub, sul pilt puudub ja täpselt samamoodi on ju operatsioonid, kus inimene pannakse magama. Ja siis talidatakse ta kallal, eks ole. Sellel, kui ta on uneõlmas, et tegelikult tahaks ju näha, mis suga tehakse, eks ole. Mida sulle sisse õmmeldakse, mis sult välja võetakse. Aga kavala nipiga uinutatakse sind enne ja siis sa magad, lihtsamene lollike ja selle ajal siis võetakse välja, tiritakse, topitakse. Ja pärast sa oled kokku õmmeldud. Kusjuures see on väga ohtlik. Tegelikult ma hakkan mõtlema, et tänapäeva ühiskonnas sellist asja nagu operatsiooni tohiks üldse ilma manukate ja notari juuresolekuta teha, sest me teame, kui tõsine probleem on tegelikult organitega kaubitsemine. Kujutle ette, sa satud sullerist arsti juurde. Sa lähed tema juurde lihtsalt näiteks, ütleme seda pimesoolt välja lõikama. Aga sul pannakse näiteks neerutuuri. Kõik on läinud. Ja sa ei teagi sa ei teagi. Lähed sinna 2 neeruga, tagasi tuled 1, aga vahet nagu justkui pole, aga arst millegipärast võtab uue Porsche. Nii et selles mõttes tuleks muidugi võtta advokaat kaasa. Ma räägin manukad, jah. Aga kas temagi usaldusväärne on? Et ikkagi, on võimalus muidugi see, et opereerid ilma tuimestuseta. Siis sa oled valvel ja jälgid. Ma tean ühte inimest Tartus, kelle usaldamatus arstide vastu oli nõnda suur, et ta ravis ennast alati ise maarohtudega nõnda ja kui ta hakkas hammas valutama, siis ta läks peeglette ja tangide ja selliste asjadega ravis oma hambaid ka ise. Karjus valust, aga ravis ise, sest nagu sead, eks ole, oma küpsetatud leib on kõige magusam, oma istutud puu on kõige kõrgem ja oma ravitud hammas on ka kõik. Praegu majanduskriisi ajal on väga hea nõuanne see. Et see on tubli kokku, sest tangid on ikka igal töömehel kodus. No tegelikult võib ka operatsiooni, vaata, on ka mingites nõukogude kangelasraamatutes või kuskil oli ka juttu sellest, kuidas rindel väga raskes olukorras kirurgid näiteks ennast ise opereeris. No jah, ikka haavu õmmeldi küll ise kinni. Ja. Võeti pulk kammaste vahele. Või joodi näiteks viina või võeti pulki õmmeldi kinni või tehti. Mis parasti tarbis oli? Ja ma arvan, et me veel hakkame lugema selliseid asju, et ütleme, pereisa on tööta jäänud, ei taha raha kulutada, ütleb, et ei ole midagi, et lähete hambaarsti juurde, ma ise ravin teid, tooge mu töölista kohver me teeme nalja, aga mul tuleb praegu meelde, et jälle just nimelt kunagi Vahur Kersnaaegses pealtnägijas näidati ühte lõiku, kuidas Lasnamäe ühes korteris tegutseski selline ise hakanud hambaarst. Tal oli oma väike puurik ostetud ja ta puuris naabrite ja oma kvartali inimeste hambaid ja tegelikult vahet polnud. Probleem tekkiski sellest, mitte sellest, et ta oleks halvasti ravinud, vaid probleem oli sellest, et tal polnud litsentsi või seda nagu asjandust, mis tal polnud ka haridust muidugi. Ei, no ütleme, vaata, puurimine on tegelikult päris keeruline töö ja see ei ole efektiivne, aga hamba välja tõmbamine on päris lihtne, et vanasti käid ikka sepa juures ju. Et see oli mingi kunst. Võtad tangide kinni, naks ja läinud ja enam ei valuta. Ja kui kõik hambad on välja tõmmatud, siis ei tulegi enam valu.